Kuule, nüüd küll töötab. Kiire. Aga kas te olete midagi kuulnud koduvideost? Jah. Aga mida? Aga olete näinud äkki? Aga on huvitanud? Oi, vabandust. Huvitav, mida huvitav? Et kas on teie arvates nagu mõttetu või on huvitav? Vahepeal päris küla. Tõesti. Ja veel? Ei rohkem midagi. Kunstilist konspekti ei näe ühtegi. Vabandage, tohib küsida ühe küsimuse. No küsi. Kas te olete midagi kuulnud koduvideos tegemisest ja? No näeme praegu. Aga olete ka ise teinud? Ei ole. Ei ole? Aga vaadanud teiste tehtud asju? Jah. Ja mis te arvate nendest? Mina ei ole küll vaadanud. Aitäh. Kas tohib küsida ühe küsimuse? No küsime siis. Kas te olete midagi kuulnud koduvideodest? Koduvideo? Mis see veel on? See on... ja filmib seda, mida tahab, praktiliselt ilma mingisuguste piiranguteta. Koduvideo tegijad ei piira mingid kunstilised, ideelised, formaalsed, professionaalsed ja isegi ajalised ning enamasti ka mitte esteetilised piirangud. Neid saab tekkida vaid siis, kui koduvideos tahetakse teha midagi muud, näiteks kunsti. Koduvideo on silmapikendus, mille kaudu teised inimesed saavad näha kellegi maailmapilti. Koduvideo on väga subjektiivne nähtus ja isegi egoistlik. Ta ei arvesta eriti oma vaatajaga. Ta arvestab praktiliselt ainult filmijaga. On koduvideol fikseeritavate objektidega. Sageli nemad, eriti inimesed, suhtuvad videokaamerasse mitmesuguselt. Nad võivad suhtuda videokaamerasse kui inimesse. Tere! No mis on? Ma tulin nüüd koju. Nii jah. Poes käisid? Jah. Mis sa tõid? Leiba ja. Veel. Mis sa loed? Mis raamat? Muinasjutte. Mis muinasjutte? Kunsti muinasjutte. Koer magab. Vaata ise. Kus ta on? Siin. Ma ei näe, sul on nii pime. Mine nüüd vii prügikast välja. Ma ei vinni. Rasse kui fotoaparaati, mis on iganud iidsetest aegadest, kui ei olnud veel videokaameraid. Piltide jaoks. Ole hea. Vaata kaamerasse. Ära kiivu. Naera. Noh, liikuge ka või? Liiguta ka või? Tšau! Meie siin. Suhtumine videokaamerasse on kui vaenlasesse, relva või kaetajasse, mida tuleb vältida või tema eest ära joosta.
noh, lase filmida ka ennast või? ei ole vaja siin midagi vestida. Martini, kus sa oled? Martini! Kus sa oled? Kao ära nahku! Kao nahku ära! Tõmba minna! Nii, jos ma... Umbes räägime läbi, et... jah, et mina räägin, et... millest hakkab? Esteetika, noh, alustame sellest väga oskamatu kaamera käsitsemine. Siis... Ebapiisav valgus. Laske tule ära. Võib ka. Ebapiisav valgus. Sageli ebapiisav valgus. Paigast ära värvid. Võiks hästi värvid. Kuidas saaks need jõnksuga kohe paigast ära? Ma ei tea. Paeks love light. Noh. Kes ära tule ära võtab siis? Messer. Oota, niimoodi võiks teha, et... Mine ära koha peale. Oota, kas praegu kohe hakkab nagu siuke... Sina hakkab kohe zoomima niimoodi või siis ma räägin hästi dünaamilisest kaamerast. Algus võiks olla suhteliselt staatiline, aga siis ma räägin hästi dünaamiline. Ei, aga kas kohe hakkab mingi loll kaader? Jah. Et võtan siukse... Filmid praegu või? Ei võta veel. Filmid küll, kuule. Filmib, jah? Jah. Koosneb väga oskamatust kaamera käsitsemisest. Kuule, kas meist ära lasta oskad või? Või kui näitan sulle või? Mida ära lasta? Kaamerat. Okei. Ja väga dünaamilisest kaamera käigust ja zoomimisest, mis jälle rõhutab selle žanri väga suurt subjektiivsust ja mitte hoolist elementaarsetest video- ja kinoesteetika nõuetest, mis on suunatud enamasti vaataja suunas. Ning muidugi väga pikad kaadrid. Ja mis on tingitud sellest, et ühe VHS kasseti keskmine pikkus on vähemalt 1,5 tundi. Pikad kaadrid tingitud, et montaaž täiesti puudub. Muidugi koduvideodel on tavaliselt ebateravusi, mis on väga ebaterav pilt, mis on tingitud muidugi sellest, et tal on automaatne fookus peal, mis alati ei suuda otsustada, kuhu objektile ta peaks ennast teravustama. Mul on juba häbi. Muidugi koduvideost ühe kõige veidrama, omapärasema audiovisuaalse nähtuse tekib küsimus, kas see nähtus on kunst. Sellise ehedal kujul ta kunst ei ole. Sest kunstil on siiski mingisugused piirid, kuigi ka see on vaieldav. Institutsionaalse kunstiteooria järgi on ta kunst siis,
kui koduvideot näidatakse ka mujal kui kodus. Mõnel pool seda juhtub, nagu näiteks Tartus on ka koduvideod aheldatud mingisugustesse limiitidesse, näiteks ajalimiiti või peavad tal olema tiitrid. Seetõttu ta on kunst nendel nimetatud juhtudel.